Nii, siin ma olen siin nüüd Butšardas hanede ja luikede seas. Mul tuli meelde, et eesti keeles on selline ütlus nagu loll nagu hani või midagi sellist. Nagu hani on nagu mingi lolluse või kotruse või mingisuguse idiootsuse. Siin on luigel on selline pruunikad pojad, armsakesed. Siin on näha midagi. Hääli on kuulda. Aga ma ükskord nägin, et hani on tegelikult inimesest märgatavalt targem. Ja kuidas ma seda nägin, oli see, et hanedel oli see õhku tõusmise hetk. Neil on teatud hetkel, kus nad tõusevad õhku, nad on ikkagi lendavad olendid. Ja see käis niimoodi neil gruppide kaupa, nad olid kõik ära korraldanud. Esimene grupp, häälitsustega märkasid ära õiged kohad, et esimene grupp läks lendu ja siis teine grupp, kes olid teist värvi ka, valged, võtsid ennast kõik sappu ja andsid häälitsustega märku, et nad võivad ootel esialgu. Nii et line up and wait, nagu öeldakse. Ja siis tõusid õhku ja mitte mingit, ma ei tea, torni või ei olnud, kes nende liiklust nagu orgunniks või nagu, vaataks, et nad korralikult õhku tõusevad. Nad omavahel said asjad aetud. Ja ütlevad, et inimesed ei saa omavahel aetud. Kas ma kuulda, lendurid lennuväljal omavahel ütlevad, et mina lähen nüüd õhku ja teie ootate ja nii edasi. Ei, neil on mingi torn seal, kes seda teeb. Järelikult inimesed on palju töntsimad ja palju lollimad kui haned, sest inimestel on lennujuhid ja haned saavad ise hakkama oma lennujuhtimisega. Ja väga ilusi said, need, kes oli seal line up and wait, need olid seal väga ilusti ootasid ja andsid häälitsustega märku, et nad veel ei lähe. Nii et väga-väga, ja kõik olid ilusti õiges reas ja kõik oli väga tore. Nii et lennujuhtide olemasolu näitab, et inimene on lollim kui hani. Nii et hanel on õigus öelda loll nagu inimene.